tere hommikust! Täna võtan teid tööle kaasa ja siis räägin teile lühidalt tööturust siis Austraalias ja lähme siis jalutame. Maali saada mind praamile. Ma pidin maalilt mitte filmima. Kas sul on veel midagi öelda? Millal sina viimati päikest nägid? Täna on niiskus 1,000,000%, et 1,000,000%. Ja sa lihtsalt kõnnid ja see vesi lihtsalt koguneb näkku. Ta on mega niiske on täna. Noh, ikka suvi on täies hoos, nii et rikaste inimeste tänav, aga siin on mõnusad varjud. Näed, see on see väga fantastiline puu. Mis puu see on muide? Käisime siis botaanikaajas tuuril. See peaks olema mingi troopiline puu ja siis need troopiliste puu üks omadustest on see, et need juured kasvavad nagu välja, et toestada, sest et neil on väga see mitte juures, see pinnas on väga halb, seal ei ole toitaineid, siis nad kasvavad nagu laiali ja siis selleks, et nagu mitte pikali kukkuda, nad kasutavad siis juuri. Aga üks puu, mis on siia kohale toodud, see küll, see kanal ei ole sellest, aga mulle väga meeldis see botaanikaaia tuur, on siis see puu siin. Ta on nagu eriliste lehtedega ja tal on nagu videotes on päris tihti on jäänud nende punaste lillekestega. See on siis Madagaskarit siia toodud ja siis kuna see on tema jaoks väga ideaalne kliima, siis ta siin kasvab linnas igal pool ja väga kiiresti. Oota, kui video. Põhimõtteliselt Austraalias on päris tihe tööturg. Siin on väga palju, kas sõltub sellest viisast. Räägin siis enda kogemusest. Tulles siia, ma kandideerisin 2 tüüpi töödele. Esimene olid siis mul kogemus siis elektrivõrkude ehitusega, siis ma kandideerisingi samamoodi siis päiksepaneeli paigaldusele. Tegin kõik need paberid, et sellega tegeleda. Ja siis teine töö oli siis seotud sisuloomega, siis igasugused need Instagrami kontode haldajad ja siis videomonteerijad ja filmioperaatorid ja mida kõike veel. Tööde hulk, kuhu ma kandideerisin, läheb sadadesse. Ütleme, 30 tööd olid sellised, kus kaaskiri oli väga läbi mõeldud. Ma võtsin ühendust selle personali juhatajaga ja siis mõningatele tegin samamoodi mingi portfooliot, saatsin ja mida kõike veel. Et ja, mitte ühelgile ma intervjuule ei pääsenud. Võib-olla väikene reality check, et võib-olla tõesti ei olegi ma nii hea töötaja või CV on lahjakene. Aga kui ma läksin siis Viiworki, kus ma siis kohtasin teisi siis ekspate, kes on siin juba elanud, kas pikemalt või enamasti kõik tulid siia samamoodi work and holiday viisaga ja siis nende kogemus oli täpselt samasugune, ehk siis senimaani, kuni sul ei ole okei viisad ja sul on tööandjal on 2 kandidaati, mis on näiteks ütleme sama head, siis ühel on viisa, teisel ei ole, siis ilmselgelt nad võtavad seda, kellel see on ja nii lihtne see ongi. Mina töötan siis selles vahetus. See on siis selle maja nimi, Riverside Center. Siit trepist üles on äkki puud varjus. Näe, see on siis minu maja. Siin on väikene purskkaevukene. Mina siis töötan seal üleval. Kähku sisse, seal on mõnus konditsioneer. Nagu täie kuugab ja on hea olla.
jah. Okei, ma lähen istun laua taha ja siis räägin teile edasi. Siin Austraalias, kuna ma elan ikkagi väga suures metropolis, Eesti mõistes on ikka mingi hiigel, siis me räägime Brisbane'ist, mis on mingi 2,5 miljonit. Nende mõistes on suht külalinn, millest ma hakkan vaikselt aru saama, aga vaatamata sellele näiteks loometööstuses on kordades rohkem võimalusi. Sellised ameteid näiteks nagu monteerija Eestis on nagu väga-väga haruldane kuskil töökuulutust on näha, aga ilmselgelt see on selline koht, kus pääsed ka tõenäoliselt parimad, et võimalusi on tõesti rohkem siin, sa lihtsalt nagu kuhu kandideerida ja mida teha on tõesti fantastiliselt palju. Aga selle tõttu on ka siin väikene miinus, et see konkurents on ikka meeletu siin. Kui sa ei ole parimatest parim, siis work and holiday viisaga proovida nagu oma erialast tööd teha on, ma arvan, suht mõttetu. See siis work and holiday viisa on ikkagi steritatud selle põllumajandustööks ja kui sa nagu tahadki lihtsalt sellist Austraalia experience'id saada, tulla, korjad, ma ei tea, seal banane, korjad mingid kammajad, siis teenid suht okeilt raha, oled küll mingi 6 kuud kuskil sõnaots mõttes nagu väga-väga kaugelt tsivilisatsioonist. Väga lihtne on tööd saada, sest sinna lihtsalt väga vähesed tahavad minna, ainult ongi need backpackerid põhimõtteliselt. Ja siis pärast nagu reisida ja kui see on nagu su siht, siis on fantastiline koht. Meie nagu eesmärk ikkagist oli tulla siia mõttega, et vaadata äkki see koht võib olla keskkond, kus me tahaksime elada, aga tuleb välja, et ei olegi ta üldse nii ilus ja mõnus nagu arvasime. Tõenäoliselt Eestis on elatustase juba piisavalt kõrgeks läinud, et oled juba veidi pirtsakas, et ei taha nagu mingi lambi tööle minna ja siis ei teeni sa midagi 4 korda rohkem ei siin, ei kuskil mujal, et jah, sa teenid rohkem, aga see vahe ei ole nii drastiline ja need kulutused on siin ikka fantastiliselt kõrgemad kui Eestis. Ma arvan, nüüd ma teen tööd, näitan teile timelapse'i, lähme kõigepealt võtame kohvi, ma näitan teile kontorit veits. Vägev on see, et siin selle hot deski rent on odavam kui Eestis. Siin on siis selline vaade. Seal on siis see praam, kus ma tulin. Hi! Õnneks meil on kohe siin lobis väike kohvik. Võtame selle viika. Õnneks ei pea kaugele minema, aga suht okei hinnaga on, aga ta ei ole kahjuks piisavalt toitav. Aga praegult kiire aeg siis sobib küll. Nii, praeguseks on siis tööpäev läbi. Kõnnime siis kaubanduskeskust mööda ja täna oli plaanis maaliga teha väike kebabi piknik, aga siin hakkab räme torm pihta, aga vaatamata sellele ikka võtame ühe väikse kebabi. See on siis bussipeatus siin. Päris hea koht. Ja siin on falafelit, jah, päris hea. Päris hea koht, oleme 3 korda juba käinud siin, päris mõjus. Toit on käes ja siin on need väiksed kebabid.
ja kuna vihma sajab, siis sööme seda kebabi siis ikkagist kodus. Nii. Minu teekond viib siia ülesse Mäkku. Ja oleme kohe-kohe kodus. Tere Maali. Ei saanud ukse sisse. Jõudsin koju. Selline siis näeb minu keskmine tööpäev välja ja jah, ega muud ei olegi. Näeme järgmises videos.